Selles videos ma mõtlen eesti keelde uue sõna välja. Vaata, tead neid videoid, kus tehakse mingit pakki või karpi lahti? Vaatama GTA5 videot, unboxingut. Milleks on meil seekord taaskord unboxing. Me teeme täna ühe unboxing video. Jah, inglise keeles unboxing. Aga Eesti YouTuberid ütlevad selle kohta ka unboxing. Mina tahaksin selle kohta eestikeelse sõna välja mõelda. Jah, ise mõtlen. Võib-olla sa küsid nüüd, et kuidas sina, Kristo, saad uue sõna luua? Kas ei ole nii, et seda teevad mingid profid, ma ei tea, mingid eriväljaõppega sõnaloome teadurid kuskil salajastes keelelaborites kloonivad neid 5D printeritega? Noh, ei. Meie ise, tavalised inimesed, saame sõnu eesti keelde juurde luua. Igal aastal tekib eesti keelde 10 uudissõnu ehk hiljuti käibele tulnud sõnu. Varem pole selliseid sõnu olnud, aga lihtsalt järsku ilmuvad kusagilt kasutusse. Keegi tunneb, et mingi asja tähistamiseks pole head sõna ja siis ta lihtsalt mõtleb välja sellise sõna nagu suunamudija või õhinapõhine või kobarkäkk. Ja kui sõna on suupärane ja teised inimesed ka tunnevad, et neil on sellist sõna või väljendit vaja, siis hakkavad ka nemad seda kasutama ja ongi uus sõna sündinud. Nii et hakkame pihta, mõtleme välja eestikeelse vaste sõnale unboxing. Tulin siia Eesti Keele Instituuti, et küsida eksperdilt, kuidas uusi sõnu välja mõelda. Maire, mina tahaksin uut sõna välja mõelda. Äkki sa räägid lähemalt, milleks sul uut sõna vaja on? Inglise keeles on selline sõna nagu unboxing. YouTube'is on sellised videod, kus inimesed teevad mingeid karpe või pakke lahti ja näitavad, mis seal sees on. Ja eestikeelsetes videotes samamoodi inimesed räägivad unboxingust. Aga mina tahaksin, et oleks Eesti oma sõna, et isegi mul vanaema saaks aru, millest jutt on. See on tõesti hea põhjus ja kui sõna veel ei ole, siis võib-olla jäägi muud üle, kui tuleb sul endal see teha. Aga mis puhkudel veel mõeldakse uusi sõnu välja? No võib olla ka teisi põhjusi, et üks põhjus on näiteks see, kui olemasolev sõna on näiteks võõrsõna või liiga pikk või keeruline või kõike seda korraga, et nii näiteks on meil infrastruktuuri kõrvale tulnud taristu, mis on tõesti lühem ja suupärasem. Aga kõige sagedamini ikkagi tulevad uued sõnad koos uute mõistetega. No viimase hea näide on meil droon, et tuli uus asi ja siis koos sellega ka uus sõna. Aga kuidas see uue sõna väljamõtlemine käib? No siin on meil väike abivahend, et see on olemas Eesti Keele Instituudi kodulehel EKI teatmik, kus on selline konkreetne juhis, kuidas teha uusi sõnu, mida arvestada. Et siin on selline lühem juhis ja siis allpool tabel, kus on kohe ilusti kõrvuti sellised paremad ja halvemad võimalused ja juhised, et mida siis arvestada. Et kui sa nüüd selle appi võtad, siis peaks sul päris hea tulemus tulema. Aitäh, siis ma lähen küll ja proovin selle kodus järgi teen endale selgeks. Edu sulle! Tuleb välja, et uusi sõnu on võimalik teha väga mitut moodi. Esiteks liitmine. Lihtsalt paned olemasolevad sõnad kokku. Näiteks elu plus rikkus on elurikkus või suund plus mudija, suunamudija. Teiseks, sõnu on võimalik lühendada. Näiteks majandussurutise asemel kasutame sõna masu. Ja ühele sõnavõistlusele on kunagi elektriauto asemele pakutud Elto. Kolmandaks, laenamine. Näiteks droon või selfie. Aga laensõnadest on meil juba eraldi video siin. Nii, siis on võimalik võtta mõni sõna eesti keele murretest ja tuua see laiemasse käibesse. Näiteks ruupori kohta on kasutusele võetud sõna lõit, mis olevat siis mingist murdest pärit. Veel on võimalik sõnale uus tähendus anda. Näiteks sõna heitunu tähendas algselt hirmunud inimest, aga nüüd on hakatud niimoodi nimetama inimesi, kes on töö otsimisest loobunud. Ja viimaks on võimalik tuletada. See tähendab, et paned olemasolevale sõnatüvele mingit tuletusliite külge. No näiteks sõna kohvik. Sõnale kohv on pandud juurde liide ik, saadud kohvik. Või näiteks, millised tuletusliited on sõnast tantsija või arukas. Ja liide tähistab kedagi, kes teeb midagi, on ju. Antud juhul tantsib. Ja kas liide tähistab, et kellelgi on mingi omadus, ehk tal on aru. Ja neid tuletusliiteid on eesti keeles ikka mõnusalt palju. Siit saab valida nii palju kui kulub. Ma arvan, et ma proovingi oma sõna kuidagi tuletada. Nii, unboxing. See võiks olla midagi karbi või kastiga ja avamisega. Karbi avamine. No aga see pole ju lihtsalt karbi avamine. Oluline on see ka, et teistele näidata. Karbitustamine. See on ju jabur. Karbi vaatamine. Karbi piilumine. Võtta, aga see ei pea ju olema karp. See on enamasti ju pakk, mille sa saad.
Eesti keeles on ju sõna lahti pakkima, no näiteks kohvrit lahti pakkima. See on ju täpselt see. Aga no, see on rohkem nagu selline asi, mida sa üksi teed. Aga võiks ju kuidagi juures olla see tähendusvariant ka, et võimaldad teistel oma pakki näha, sinna sisse piilda. Oota, aga paki piilumine. Kuule, see kõlab päris huvitavalt. Aga siin olid veel mingid soovitused, millele sõna võiks vastata, nii et vaataks need ka üle. Nii, ta võiks olla eestipärane ehk kõlada tunde järgi nagu teised eestikeelsed sõnad. Äpp kõlab nagu eestikeelne sõna, digiallkirja kohta ei kõla. Miks? Sest oma sõnad ei alga D-ga ning seal see K on tegelikult pikk häälik, kuna see on ühesilbiline sõna. Ehk siis see tähendab, et seal digi lõpus peaks veel üks K olema. No, mul tuleb pähe veel üks mõte, miks ei ole hea mõte öelda digiallkirja kohta dikk. Aga las ta jääb. Paki piilumine kõlab vist küll eestipäraselt. Nii, sõna võiks olla mõistliku pikkusega. Näiteks kriisi ohjamine veel sobib, aga hästi suure õnnetuse juhtimine sobilikus suunas ilmselgelt ei sobi, see pole ju isegi üks sõna. No, paki piilumine ei ole ka hullult pikk, vähemalt mitte palju pikem kui unboxing. Nii, hõlpsasti hääldatav. Lõimimine ja pukstükk on head näited, aga kui keegi pakuks näiteks ühtlundus ja hüpy, siis nojah, on natuke imelikud. Paki piilumine ei ole midagi keerulist. Hõlpsasti käänatav ja pööratav ja niimoodi, et ei eksitaks. Siin on halva näitena toodud, et keegi on nulltolerantsile pakkunud vasteks eide. Aga nojah, see võib segamini minna eidega. No kääname läbi. Paki piilumine, paki piilumise, paki piilumist, paki piilumisse, paki piilumisest, paki piilumisest, paki piilumisele, paki piilumisel, paki piilumiselt, paki piilumiseks, paki piilumiseni, paki piilumisena, paki piilumiseta, paki piilumisega. Korras. Peab vastama Eesti tuletusreeglitele. Guugeldama näiteks sobib, sest võõrtüvele Google saab lisada oma liite, aga nägueerima ei sobi, sest oma tüvele nägu ei saa lisada võõrliidet eeri. No paki piilumine, piil on oma tüvi ja mine on oma tuletis, sobivad hästi. Eesti liitumisreeglitele peab ka vastama. Näiteks teed näitava projekti kohta sobib kasutada majakas projekt, aga kui oleks majaka projekt, siis see sobiks hoopis majakatega tegeleva projekti tähistamiseks. Paki piilumine on tegevus, kus piilutakse pakki. Normaalne. Pakk piilumine oleks ilmselt midagi muud. Saab teha veel teisi sõnu. Paki piiluja, pakki piiluma, näiteks piilume koos pakki. Need pakid on juba piilutud, avame uued. Ja viimaks ta peab looma mõistest hea pildi. Näiteks arengutreening annab kohe ettekujutuse, et aha, see asi on seotud arenguga, see on treenimise moodi, aga coaching, no mida? Jah, see on sarnane ingliskeelse vastega coaching, aga kui ma lihtsalt kuuleksin kuskil coaching, siis ma mõtleksin küll, et mis asi see veel on. Aga paki piilumine, ma ei tea, kuidas teile tundub, kas lööb kohe ette, mida see sõna tähendab? Mulle tundub, et täitsa hästi sobib. Kui ma teen paki piilumise video, siis ma nagu koos vaatajatega piiluksin paki sisse. Väga hea, mõtlesingi uue sõna välja. Paki piilumine. Nii, aga kas see tähendab, et nüüd ongi eesti keeles selline sõna olemas ja hakatakse kasutama? Mis sa arvad? Ma lähen linna peale ja vaatan, kas inimesed saavad aru, mis see paki piilumine on ja kuidas neile see sõna meeldib. Mida tähendab sõna paki piilumine? Kas on midagi postkastide, uute nende postkastidega tegemist või... Võib-olla kui ma mingi ülekõrre saaks, siis ma võin vastata. Ma eeldan, et keegi on sellest teinud lihtsalt ühe sõna paki piilumisest. Oled kastis või paki sees ja piilud välja? Kontekstita ma pakuks, et paki sisse vaatamine. No paki ja piilumine, ma tean, mis eraldi tähendavad. Aga mis ta kokku võib tähendada, ei oska öelda. See on tegelikult, ma reedan sulle, et see on minu välja mõeldud sõna, mis peaks tähistama siis unboxing, ingliskeelset sõna oled kuulnud. See on YouTube'i videod, kus tehakse karpe lahti. Ma võib-olla siis lahti karbistamine, pakun vastu. No kui see on unboxing, kus tuleneb, siis on see väga arusaadav ja sobib. Praegu tundub unboxing siiski kodusem, aga paki piilumine, miks mitte? Just piilumine tähendab nagu midagi korraks või salaja vaatamist, aga unboxing, see on nagu, kui sa teed midagi lahti jõudad, kõik asjad välja sealt, et seega nagu piilumine võib-olla ei ole päris see. Kui te selgitate, on loogiline. Minu arust unboxing on veel levivnum nimi süükeste videotele, et parem kasutada seda. Võõras sõna täitsa. Ma arvan, et ei sobi, ma ei tea. Ei ole kunagi kasutanud mitte kumbagit ja luban, et proovin kasutada paki piilumist. Ise ei kasutaks sellist sõna? Ei. Ja minu meelest uuenduslikke sõnu peab ju olema ju. 5 punkti. Tegelikult see, kas see sõna läheb käibele, sõltub nüüd meist kõigist.
kui minu sõna inimestele meeldib ja on suupärane, siis võib tõesti juhtuda, et seda hakatakse kasutama. Võib-olla jõuab ühel päeval isegi sõnaraamatusse. Aga väljamõeldud sõnadega võib ka vabalt juhtuda, et need ei lähe käibesse. Ega keegi lõpuni ei tea, milline see edu valem on, et millised uudissõnad jäävad kasutusse ja millised mitte. Näiteks kõige kuulsam uute eesti keele sõnade väljamõtleja oli keeleuuendaja Johannes Aavik ja tema mõtles välja ikka väga palju uusi sõnu. Ja suur osa neist ei jäänud käibesse, näiteks luutlik, kaavitus ja neik. Olid sa selliseid sõnu varem kuulnud? Mina ka mitte. Aga sellised täiesti igapäevased sõnad nagu ese, veenv, nõme või range tunduvad ju nagu oleksid põlised eestikeelsed sõnad. Need on raudselt kogu aeg olemas olnud. Aga ei, need on kõigest 100 aastat vanad sõnad. Johannes Aavik lihtsalt mõtles, et oleks nagu vaja rohkem sõnu, et saaks paremini väljenduda. Ja ta mõtleski need lihtsalt välja. Mõnikord korraldatakse uute sõnade leidmiseks sõnavõistlusi ehk sõnausi. Inimesed pakuvad uusi sõnu ja siis žürii valib võitjad välja, antakse auhinnad. Sõnauste kaudu on tulnud eesti keelde sellised sõnad nagu suunamudija, selle mõtles reaalselt välja üks lasteaialaps, 6-aastane. Ja sähku, see on siis elektritõuks. Seega, kui sulle tundub, et ei ole head sõna, et just seda asja täpselt nimetada, siis võta kätte ja tee see sõna eesti keelde ise juurde. Ei ole vaja oodata sõnavõistlust või arvata, et ainult doktorikraadiga keeleteadlased mõtlevad uusi sõnu välja. Ja kui ka su pakutud sõna sel korral ei hakka levima, siis ära lase tujul langeda. Nagu öeldud, see, millal ja kuidas uued sõnad püsima jäävad, ongi natuke müstiline. Paku teinekord veel mõni sõna ja kui vajadus tekib, siis ikka jälle uuesti. Tegelikult ongi teadlaste soovitus see, et eesti keelde vastavalt vajadusele uute sõnade loomine võiks olla iga eestlase eluviisi osa. Täpselt nagu tervislik toitumine või sport või raamatute lugemine. Selline kasulik väike loomingu ja keelelihaste pingutus. Ja kui me kõik eesti keelt niimoodi pidevalt värskendame ja uueks leiutame, siis ta püsibki tänapäevase ja rikka keele. Lõpetuseks arutame veel läbi, mida siit videost kaasa võtta. Kuidas nimetatakse uusi sõnu, mis on keelde alles hiljuti tekkinud? Uudissõnad. Kuidas uudissõnad tekivad? Neid loovad täiesti tavalised inimesed, mõnikord lihtsalt igapäevaelu käigus, mõnikord sõnavõistlustel osalemiseks. Millistel viisidel uusi sõnu luua saab? Olemasolevaid sõnu liites, teistest keeltest laenates, kunstlikult välja mõeldes, olemasolevale sõnale uut tähendust andes, murdetüvesid taaselustades või liidetega tuletades. Ja milline on üks hea uudissõna? See peaks olema eestipärane, mõistliku pikkusega, hõlpsasti hääldatav, hõlpsasti käänatav, pööratav, vastama Eesti tuletus- või liitmisreeglitele ning looma asjast või nähtusest hea ettekujutuse. No kuidas sulle tundub, kas võtad sõna paki piilumine kasutusele? Või on sul mõni parem vaste? Jäta kommentaar, millist sõna sina eelistaksid. Samamoodi võid siia alla kirjutada, milliseid sõnu sinu meelest eesti keelde vaja oleks. Võid julgelt pakkuda oma vasteid ja neid meiega jagada. Igal juhul aitäh vaatamast, uurige ka teisi videoid ja kohtumiseni!